kui me suudame näiteks inimest raku tasandil identselt kloonida, eks ju, siis näiteks nagu paljud teavad enda autodest, et mul on sõitev auto ja siis on identne auto varuosadeks nii-öelda. Et kui mul oleks selline enda kloon, ütleme mitte teadlik, oleks nii-öelda varuosadeks ja siis ma saaks sealt võtta näiteks terveid rakke ja endasse neid transportida. Ja, aga selle lool on üks nagu oma püent ka veel. Ja see püent on selles, et nii kui see ülekanne toimub, siis see on lühiajaline. Ja kui parabioosi katse ka, kus need on loomad ühendatud omavahel, kui see ära lõpetada, siis see efekt üsna kiiresti kaob. Ehk siis see organism, selle vanema looma organism ise toodab nagu sellist põletiku fooni. Ja see ongi sama jutt, millest nagu ennem rääkisin, et nendest need põletiku foon tekib nendest kudedes sellest looma sees, tema organites. Ja see mõju, nagu värske vere mõju on nagu suhteliselt lühiajaline. Ja siit ma sain siis küsimuse või tähendab vastuse küsimusele, et kas seda protsessi on võimalik nagu tagasi keerata, aga mulle tundub, et looduse vastu siis ikkagi ei saa, et korraks võib-olla on, aga siis ikkagi jätkub see vananemine. Ja, aga nende senolüütikute korral, mis on ravimeid, mida siis püütakse välja töötada selleks, et neid kudedes vananenud rakke nagu eemaldada, kes nende puhul on ka tegelikult jällegi hiilkatsed. Inimesest sellist asju tehtud ei ole loomulikult. Aga hiilkatsed näitavad seda, et see, kui see ravim nagu rakendada, siis tõepoolest neid vananenud rakke jääb vähemaks ja selle on täitsa väga tugev positiivne tagajärg, need loomad muutuvad selliseks nooremaks. Aga kui see ravim nagu ära jätta, siis üsna kiiresti kõik see vana olukord, eelnev olukord taastub. Et see muidugi ravimitööstuse seisukohalt muidugi see ei ole üldse halb mõte, sellepärast, et neile väga meeldiks, kui anda ravimit nagu pikaaegselt, mitte niimoodi, et korra antakse ja siis nagu kõik muutub nooreks ja siis rohkem ravimit vaja ei ole. Aga see, mis seal tekibki peamiselt, on see, et need kõrvalmõjud on seni üsna tugevad ja pidevalt nagu seda ravimit andes hakkavad need kõrvalmõjud tegelikult olema päris olulised, et seda nagu niimoodi rakendada ei saa. Üks teema muidugi ravimi doseerimises on ka see, et meil ei ole väga head efektiivset viisi, kuidas ravimit kohale viia. Et peamine manustamine toimub meil suu kaudu või siis veeni kaudu süstides, aga see on tegelikult organismi sisse viies, kui see ravim viia nagu need peamist süsteemset ehk siis nagu ütleme veeni kaudu sisse, siis ta hakkab mõjuma igal pool. Et parem, ja selles valdkonnas on ka väga palju tegevust, aga parem on ta kapseldada kuidagi mingisse partiklisse, näiteks mingisse nanopartiklisse, nanopartikkel lihtsalt see, et mis on eelnevalt juttu, mis on nagu väga suured numbrid, siis vastupidi siin, et väga väiksed numbrid, ja et need pannaks sellistesse nagu väikestesse pallidesse, ja siis see pall viia kohale nüüd just selle vananenud rakku juurde ja siis see pall kas nüüd lõhata või siis nagu see nagu lasta seal lahti, et siis oleks nagu kõrvalmõjude efekt vähem märgatavalt, aga see nimetatakse ravimi kohale viimine. Et see on nagu täiesti omaette suur teema, et kuidas seda saavutada, siis me saaks nagu ravimi doosi viia allapoole ja igatepidi oleks nagu hea. Eesti Esu.